mul on padjanägu, kuna ma literaali just 5 minutit tagasi ärkasin üles. Ma tean, ma ütlesin, ma ei värvi enda juukseid, et nüüd mul on nagu reconstruction, kasvatan juuksed välja, jätan ainult enda värvis, värki onju. Ja siis ma sain brändtiili L'Orealilt. Saatis mulle 3 pakki värve ja ma pean oma juuksed ära värvima. Seega ma värvin ainult selle lõhutud blondi osa, ma vähemalt üritan. Kuna te näete, et päris normilt on välja kasvanud. Ma ei tea miks, aga ma kõlan nagu Jenna Marbles. Unboxing. See on see värv, mille ma sain, on ju. Ma siin mitu erinevat, aga ma teen sellega. Kas ma peaksin lugema instruktsioone ka? Saa endale ihaldatud toon. Selleks mingit kaussi vaja. Lihtsalt segan värvi valmis ja siis tulen tagasi. Ma ei pea isegi sellest YouTube'i videot tegema, nagu ma pean tegema lihtsalt Instagrami postituse. Aga ma lihtsalt mõtlesin, et oleks tore, et ei ole mul videoid teinud ja värk, et no just juuste videoid ma mõtlen. So yes. Let's do this. I am a professional. Oh my god, ma mäletan, kuidas värvimine käis. Professional. I am so fucking professional. Siin on mingi blondid sahu. Never mind. Ma ütlesin, et ei saa siia. Kõige suurem anxiety just värvimiste juures on olnud see, et mul saab värv otsa. Kuna mul on saanud otsa, mul pika juuksed ja nüüd ei olnud nii lõhutud, siis mul läks 3 pakki värvi. Ma tervet pead värvisin. Aga seekord mul ei värvisegi üle. Ma olen nii allergiline sellele. Raske on silmadest välja vaadata praegu. Miks see nii pime on? Sorry, et ma värvimise ajal nii vaikne olin, mis seda üritasin võimalikult ruttu teha, et mu ema saaks minna pesema, kuna ta 3 korda juba küsis mu käest ja siis me tülitasime sellepärast, et ma ei teadnud, et ta oli aja peale jõuda duši alla, et jõuda teistega trenni. Ühesõnaga, mina olen kõige süüdi, eks ole. Täna lõvi. Arvi surprised. Ühesõnaga, ma olen oma juukseid veel näinud, nad kuivavad siin. Ja bitch, I'm scared. Põhimõtteliselt ma pidin juukseid värvima selle brändile jaoks ja siis ma pean oma juukseid stiliseerima. Siis ma vaatasin üle, mis vahenid on seda, siis mulle üks oli nagu, et kui ma tahan juukseid sirgendada, et siis see nagu teeb juuksed nagu mega sirgeks enne sirgendamist ja siis nagu see jääb kõik nagu nii nagu olema peab.
Ja siis oli mingi siuke, kui sul on see, seda ma väga nagu kasutada ei saa, siis ma arvan, et kui sul on see ümarotsaga föön, kus sa saad nagu lokke teha. Ja siis 3. asi, mis on nagu perfektne, on see, ma tegelikult ei tohiks näidata, kuna siis ma mingi räägib proon neid, kuigi nad ei maksa mulle selle videost. Point on selles, et ma pean stiliseerima oma juukseid nende antud vahenditega. Ja I'm scared, kuna kõik on alati nagu, oh my god, nii, mis juuksevahendeid sa kasutad ja kuidas need sul alati nii ilusad on ja kuidas sa neid lokke teed ja kuidas sul need lokid püsivad. Ma käin pesus, pesen juuksed šampooniga, panen balsamit, tulen pesust välja ja lasen juustel kuivada. Ja siis mulle tekivad lokid pähe ja siis ma lihtsalt natuke tõstan neid vahepeal ja siis that's it, see ongi kogu mu soeng. Või siis ma lihtsalt sergendan neid nagu bitch, I don't know. Ja siis ma ei ole mitte kunagi nagu stiliseerin neid. Nagu ma panen vahest neid leave-in conditionere ja igast mingi õlisid ja asju on ju. Teen vahest juuksemaski on ju. Aga see vahest on nagu mingi kord kuus on ju. Ma ei vitsi seda kogu aeg teha. Mul ei ole mingit hair care rutiini. Kuigi viimasel ajal ma olen oma juustes nagu väga head hoolkanud. Ja see oligi, ma ei nii kord värvida, kuna ma lihtsalt nagu tundsin, kui mõnus mu juus on. Siuke pehme ja sile on ju. Ja siis ma lihtsalt panen mingit värvi sinna peale. Aga seal on ilmselt mingi bleach oli ka sees, kuna see lõhnas nagu bleach, oible. Mul tekkis räige allergiline reaktsioon, ma hakkasid silmad vett jooksma. Seega ma peaksin nüüd minema oma juukseid stiliseerima ja nagu meiki tegema ja väike särkega nagu ma kordan. Siis ma teen postituse valmis ja siis ja ma ei tea. Ühesõnaga see you when I'm ready. Just avastasin, ma literaali unustasin oma videole outro või nagu selle final resulti filmida. Seega ma keeran selle maha. Nii. Welcome to my car. Ja kes veel ei tea, kes jälgi mind Instagramis näiteks, siis või Twitteris. Ühesõnaga, ma ostsin endale auto, varasemad vlogid on mul filmitud mu ema Civicus ja siis ma mõtlesin, et ostaks lambist auto endale. Keegi juba Twitteris suutis öelda, et mingi, et oh my god, kogun mingi pool aastat või ei, aasta aega minu meelest. Kogud aasta aega raha, et endale osta mingi paari tunni peal. Esiteks kogun mingi aasta aega raha. Mul lihtsalt on alati mingid suuremad summad nagu alles. Ma olen hullult säästja tegelikult. Mul on kogu aeg mingi rahad kuskil ja siis lihtsalt scrollisin autoga 24 kell 3, kuna mul igav või mitte midagi ei olnud teha ja siis nägin seda BEM-i. Kõik tundus nagu korras, kuna enamustel BEM-id on see, et enne kui sõita saad, sa pead ära tegema need ja need ja need ja need asjad ja siis see on vaja ära parandada. Ja siis võib-olla saad sõita, on ju. Seega, sellel BEM-il oli nagu kõik korras, ülevaatus oli olemas, what the fuck. Ja siis helistasin hommikul selle vennale ja siis sain juba kell 2 päeval kogu tema või ostsin selle BEM-i ära. Seega ja see on BMW, keda rohkem uurib, siis vaadake oma Instagramist. Kindlasti keegi suudab juba kommenteerida, et mitmene mootor on 2, 110 kilovatti. Ja siis tulevad mingid Mazda-venad, mingi Erik Tsalko tuleb hüppa, mingi 191 kilovatti, tõmban sulle foori taga ära. Ma näen täitsa ilus välja selle valguses. Ühesõnaga, jah, mul on oma auto nüüd ja varsti ma teen siin Mari-Liis Karaga Carpool karaoket. Või pidime tegema. Aga siis ma mõtlesin, et me teeme hoopis Macbangi ja mingi beefime kõik inimesi. Seega, ma ei tea, vaatab on ju. Mis veel? Ja see on mu end result juuksed. Mu juuksed on väga-väga damaged, kuna need olid juba damaged. Ma bleachisin neid 5 korda, kes mäletab. Seega need on suht kuivad ja ma ei hakanud õli panema, kuna ma pidin stiliseerima neid ja ma ei tahtnud, et see on nagu fluffiness ära kaoks. Seega need on maks kuivad praegu, seda on näha, on ju. Aga nagu who is she? She is Eliis Grünberg. Eliis, ja tal oli tükk aega
hõbedased hallikad juuksed, aga see värv kulub kogu aeg maa. See ka, ma näen välja nagu sinu vanaema. Roki vanaema, siis kui sul on lahe vanaema. Mis veel? Kindlasti seda videot vaatavad minu heiterid Twitterist, ma ei tea, Twitterid need jalgrattaga sõitjad, ma ei tea, kuidas meil oli ette, mitte ainult mina, aga nagu mul on 2 bemmitipu on veel ja siis me oleme kõik neile lihtsalt nagu ette jäänud, kõik on mingi maksistrigärg meie peale, mis ei tea miks. Et jah, mis ma ikka ütlen, mul on nüüd enda auto nagu las mul olla, las ma tunnen sellest rõõmu. Nagu mis selles halb on, nagu sorry, ma ei tea, kui teile ei meeldi autod ja ma ei tea, ma ei saa aru, miks kõik lõpuks heidivad. Või siis on, raudselt keegi kommenteerib, et sul on nii kole käru ja insert picture here, see ei ole kole käru. Lõpetage ära. Ma tean, et see on E39, aga ma võtsingi esimeseks autoks endale mingi koerg hakkab seal. Esimeseks autoks suus auto, et kui midagi lendab, kui läheb põlema, kui midagi juhtub, et mul ei hakkaks kahju, kuna esimene auto, ma arvan, et on nagu mõistlik, kui on siuke millest on natuke pohhu, kuna olgugi, et sa pead nagu ettevaatlikult sõitma ja nagu muretsema enda auto pärast ja sa ei paneks ennast teisi ohtu, on ju, I get it, aga vahet ei ole, kui korralik maal on, keegi võib mulle sisse panna ja siin on inimesed. Täpselt minu kõrval. I am back. Täiesti haige, ma vihkan seda terve fucking, see on terve parkla igale poole, on ju. Mingi kuradi 250 kohta. Ja sa tuled oma autoga minu külje alla, kahekesi, itsitate ja naerate seal ja vaatate, on ju. Mis ma siis teen, nagu istun siin kõrval, on ju, ja samal ajal teie passite seal, mingi söötama toitu, on ju, mingi mukbäng käib, on ju, ja siis passivad täpselt minu kõrval terves parklas, nagu idioodid, noh. Ühesõnaga, nagu see ei ole see, et nad teadsid, kes ma olen ja tahtsid tere öelda. Ei, see ei olnud see. See oli lihtsalt mingi fucking huierid, on ju näod. Tule mingi bemm istub see. Ühesõnaga, kuhu mingi. Selles mõttes, et jah, et ma ostsin nagu auto endale ja sorry, kui ma kellelegi ette olen jäänud oma auto ostuga, ma lihtsalt ostsin seal oma raha ees, kuna mul oli vaba raha, mul kogu aeg vaba raha. See oli kõige impulsiivsem otsus, mis ma üldse teinud olen, aga kuna ja kuhu mängi, see oli see, et tean, et tuleb hästi ettevaatlikult sõita ja kõike seda, aga vahet ei ole, kui korralik sa oled, keegi võib sulle lihtsalt sisse panna. Ja kui sa oled algaautojuht ja su esimene auto, siis lihtsalt võib juhtuda midagi. Ma ei tea, näiteks, ütleme, et näiteks sa ei oska, näiteks, see on loll näide, aga näiteks ütleme, et sul läheb õli tuli põlema ja sa ei tea, et sa pead õli juurde valma, on ju. Näiteks siuksed asjad, et sa ei tee seda ja sa rikud automootori ära ja kapitaalremont, on ju, putsis, noh. Või siis mis näiteid veel on? Keegi lihtsalt, ma ei tea, äästab su auto ära või paneb sisse sulle, mis iganes on ju. Ja kui sa sõidab vahreläega, siis on teatud tüübid, kes linnas hakkavad uiema või mingi, näiteks kui sa pargid kuskil, siis mingi äästavad su auto ära, kuna sa oled ju vahrelehti ja ma ei tea. See ka, lihtsalt võtsin siukse vanema auto. Ma ei ütleks selle kohta ront või romu, kuna tegelikult see ei ole ront ega romu, see sõidab ja kõik on timmis. Ainuke asi nii, et ma pean mootorivent ikka ära vahetama ja siis, kuna muidu suvel ta läheb keema lihtsalt ja siis kapitaalromont mootoril. Aga ma ei tea, mulle räägilt meeldib mootor. See häirib mind kõige rohkem, et inimestel endal ei ole autot ja siis nad kirjutavad, sul on kole käru või mu emal on Mercedes või see on minu auto, minu raha eest ostetud, see on minu nunnu, see on minu välk. Tema nimi on välk by the way, on ju. Oh my god, miks peab kõikidele asjadele, mis maksavad üle tonni nime panema? Las ma panen, see on minu bemm. Tahan ju panen nime. Tule, noh, kui sa oma koerale nime paned, sellepärast, et tonn 500 pleks, ära pane talle nime. Nagu nii ei tea, mida see nimi tähendab. Nad ei räägi meiegi, et hallo tervist. Ühesõnaga, ränd on kohe over. Ma tegelikult, ja ma tahaksin olla hästi positive vibes kogu aeg. Ja ma ei taha kellelegi ette jääda, see on lihtsalt, see on mu enda viga, et ma viimasel ajal on nii palju heiti saanud. Mul on vene temperament. Just rääkisin oma sõbraga ja siis ta ütles, et kui sa kurjaks saad, siis siuke aktsent tuleb juurde. Täitsa tean, jah, olen kursis. Vene aktsent siis. Mul on see vene temperament on siiski mingil määral olemas, kuna mul on vene veri, bla, on ju. Ja
ma lihtsalt, kui keegi ütleb midagi, mis läheb räigelt, ma ei tea, kas see on nagu midagi minu kohta on ju, või siis nagu üleüldiselt mingi X põhimõte, mis nagu läheb minu põhimõtete nii vastu on ju, siis nagu mul on see, ma tahan räigelt pauguda vastu. Tavaliselt ma paugun argumenteeritud on, aga need inimesed tahavad kohe isiklikuks, siis ma paugun veel rohkem ja siis lõpeb mitte kunagi hästi, siis mina saan alati nagu räigelt palju heiti on ju, kuna terve Twitter on liberaalne ja ma olen parempoolne äärmus. No mitte täielik äärmus, aga mingil määral ma ütleks, et ma olen parempoolne. Mida sa ajad? Süke auto oleks mõelda praegu täitsa õige. See oli ka vana auto, aga selle kohta tegelikult Romo ütleks, kuna tal on uus värv peal. Ei tegelikult, kui ma selle auto full korda teeksin, siis ma ei sõimaks seda autot nii palju nagu teie asemel, aga ongi see, et on mingid iluvead ja blablabla on ju, see on, auto on sama vana kui mina, I get it on ju, fine, öelge siis kolekäru. See lihtsalt hurts my feelings, kuna mulle meeldib see auto nagu. Ongi see, et mu plaan oli see, et ma võtan kõigepealt E39 on ju, lasen peeneks, no ma ei lase väga peeneks, ma siiski mine munni Subaru kumeen ja siis ma võtan endale mingi korralikuma auto, mitte nagu uue, ma ei tea, mulle need uued autod väga meeldib, pluss mul on ikkagi manuaal, eks ole, ja kõik uued autod on enamuses automaadiga, ma üldse ei feeli seda vibe'i, mul peab olema fucking kanks siin, saab olla, siis kui mingi idioot tuleb mul suruma rois. Seega jaa, isegi kui ma müün selle auto maha on ju, või panen ta garaaži, ostan endale uue asena on ju, kuna tegelikult mulle see tipulinnu räägib meeldib. Siis Tomori ma kassin Bemmi juurde või mis auto veel üldse on? See nali. No ma prolli jään ikkagi Bemmi juurde, siis ma võtan midagi muud, aga ilmselt see on ka jällegi vana, lihtsalt nagu mingi teine mudel, natuke hinnatum, natuke suurema mootoriga, mis iganes on ju. Ja ma ei tea, miks ma räägin praegu autodest, see on lihtsalt sellepärast, et I feel so attacked, kuna mingid inimesed on nagu, sul on kole käru, hallo tervis, mul on siiski BMW. Nagu, olgem nüüd ausad, see on siiski BMW. Mul ei ole mingi Mazda on kõige suurem roostetaja üldse. By the way, fun fact, kui te teanud. Jah, ma pean roostetab, aga ma ei kuku põhjast läbi, kuna mul ei ole Mazda. Ja ma olen sõitnud varem Hondadega, mul ei ole mingi nagu margi asja, et oh my god, ma ei saa sõita Susivikuga, kuna nagu see on Honda. Mingi japs. Nagu auto on auto, lihtsalt see ei ole romu, see on siiski Bem, see on heas korras, see sõidab, see on suur mootor, see on kuradi mu nice auto. Puts inimesed ei saa aru, siis mingi 10 aastast, see on kole käru. Ei ütleks. Vabandust, näete, see on see kuradi paukumine. Ma pean selle ennast välja ajama, ma ei tohi paukuda, ma peaksin leidma enda mingisuguse teraapia, kus ma paugungi ka seda ära ja siis ma lähen Twitterist ja siis ma nagu nii tore, bla bla bla. Huvitav Twitteris on see, et kui sa tweetid mingi, et sa lihtsalt kasutasid mind ära, oledki siis selline, oh my god, ma tahaks ära surra, siis mitte keegi ei ütle mitte midagi halvasti sinu kohta on ju, aga kohe kui sa ütled mingi, et ostsin Bemmil uued veljad, kõik on lihtsalt Insta mingi, oh my god, mis sul viga on, oh my god, tuled oma Bemmiga siia või endale automaat, niimoodi kettavad. Ühesõnaga, rohkem me sellest teemast ei räägi, ma ei viitsi, et jälle uuesti mingi Twitteris inimesed juba hakkavad paukuma. Vaata, see tegevus võtab nii palju energiat. Ongi juba see, kui ma Twitteri lahti teen, et vaadata notification, ma ei julge sinna feedi enam minna, kuna ma ei taha lihtsalt, ma lihtsalt tunnen, et nagu see ei mõju absoluutselt mu mental health'ile hästi. Aga jah, here is my hair. It is very dry because I didn't put any oil in it. Ühesõnaga, this is my hair, this is my very new hair, thank you L'Oreal. Hashtag not sponsored, tegelikult on sponsored, aga mitte see video ei ole sponsored. Miks nii palju inimesi mööda läheb? Ja ma näen teid millalgi uues videos.